tulemast tagasi mu kanalile. Me oleme jõudnud Kuala Lumpurisse, Malaisiasse ja mu lend eile helines. Ma jõudsin mingi kella 4 alles hotelli. Ma ütlen ausalt, et ega see lend, mul ei ole kunagi väga lendamine meeldinud ja nüüd eriti viimasel ajal. Ja ikka alguses raputas, aga õnneks oli lennuk pooltühi, niimoodi, et ma sain seal pikutada, sain akna all istuda, sain koridoris istuda, sain seal niheleda ja mitte kedagi häirida. Jumala, selles mõttes oli okei. Tuli mulle lennujaama hotelli takso järgi ja siis tõi mind siia. Jõudsin siis kella 4 siia, et ma ei ole väga palju magada saanud. Ma arvan, et ma mingit suuri plaane tänaseks ei teegi. Mul on nüüd plaanis minna sööma. Mul on hommikusöök hinna sees, vaatame üle, mis nad pakuvad. Ma tahaks ära näha, milline see jõusaal on siin, et kuigi ma olen väsinud, ma tunnen, et ma tahaks nagu veits midagi teha, kuidagi siuke nagu läsu on, ma ei tea. Et võib-olla teeb väikse trenni ja siis ma tahan üle vaadata ka nende basseinis ja käia vees. Ja ma pean kindlasti käima ka poes, sest mul ei ole päiksekreemi ja mul ei ole dušikeeli. Et ma tulin käsipagasiga, mis on minu arust Aasias 6 päevaks täiesti fine. Mul on põhimõtteliselt enamus asjad on lihtsalt mingi kaamera tehnika. Et ma isegi unustasin tegelikult kõik oma kleidid maha, mul on ainult püksid ja särgid. Aga jah, ma pean ostma siis dušikeeli ja päiksekreemi ja taksojuht ütles, et peaks ilmselt ostma endale kas vihmavarju või vaatama, kas mulle hotellist annavad. Et see päike pidi olema väga intensiivne ja kuna ma tulen Perdist ja mul ei ole põhimõtteliselt mitte mingisugust päevitust peal, ma olen lihtsalt täiesti lumivalge, siis ma ilmselt põlen suht kähku ära. Et jah, sellised need plaanid on, kui mul jääb õhtul energiat veel üle, ilmselt lähme võtame kusagilt mingi dinneri, võib-olla natuke oleme siin hotelli kandis ringi, aga jah, ma ei taha mingit väga tegusat päeva täna teha, kuna ma tulen veits ennast väsinuna veel ja tahaks korra sisse elada ja lihtsalt puhata. Ma käisin shoppamas ära. Ma sain omale kõik asjad. Päiksekreem, näolapid, hambapasta ja hambaniit. Ma vahetasin oma sularaha ära. Ma ostsin omale Pang milk tea. Nüüd kui see mind üles ei ärata, siis ma pean võib-olla selle jõusaali homsesse lükkama. Proovime. Siin on need pallikesed sees, mis on. Ma ei tea, kuidas eesti keeles öelda. Jelly. No siis jah, iced nagu milk tea. Tee piimaga või? Ma veits kartsin, et see on nagu liiga magus. Aga ma palusin tal teha nagu half sugar. Ja päris hea. Ma arvan, et ma nüüd panen hoopis ujukad selga ja võib-olla proovin seal basseini ääres natuke olla. Ma olen nüüd tulnud oma õhtusöögile. Ma tulin siis rongiga linna. Ma tahan neid Twin Towerseid näha pimedas ja ma olen siin shopping centeris. Ja kuna Karli minuga ei ole, siis ma saan krevette süüa ja see pidi olema eelroog, aga see on vist iigel suur.
sitaks hea. Vaadake, kui suur see on. See on siis veiseliha ja muna, mis on siis, ma ei tea, 63 kraadini kuumutatud. Ta on niisugune täitsa vedel. Mul ei ole kunagi Aasias kõhuga mingit probleeme olnud, nii et ma olen suht julge ja ma tavaliselt nagu valin normaalsed kohad. Isegi kui ma olen tänavatoitu söönud, siis ei ole mul kunagi mingit probleemi olnud. Aga nii mõnus ilm on siin, et Perdiga võrreldes ikka täiesti mõnus vaheldus. Et on soe, ikka päris nagu siuke humid, niiske ja palav. Ma natuke vedelesin päiksega, loodetavasti ma ei põlenud ära. Et ma üritan nagu ettevaatlikult, sest et ma ei ole nüüd saanud päikest, ma ei tea kui kaua. Aga ma ütlen ausalt, et nagu päris äge on siiamaani. Hästi vähe on nii-öelda minusuguseid turiste. Ma ei ole väga näinud. Et kindlasti ei ole nii nagu Tais, et näed ülipalju turiste. Siin on nagu, kõik on kusagilt nagu kõrvalriikidest turistid. Ma söön kõhu täis ja siis ma lähen jalutan veel linna vahel ja siis ma saan mõnusa une pärast hotellis. Ma olen nüüd täna hommikul suht varakult üleval juba. Ma käisin jõusaalis, käisin hommikust söömas ja siis mõtlesin, et hakkan tegutsema. Tuli välja, poed on kinni kella 10 ja õues sajab vihma. Nii et ma ei teagi, mis ma nüüd teen. Ma tulin siia keskusesse kohvi ostma. Nii, see on nüüd iced americano with hazelnut syrup ja velvet cream. Kardan, et see võib olla natuke magus. Muljed siis siiamaani on sellised, et see on ikka täiega suur linn. Ühistransport on väga arenenud. Kus on raisk? Vist ei seganud sealt korralikult. Ühesõnaga, ühistransport on väga arenenud. Siin saab rongiga igale poole. Kesklinnas on mingid julmad tunnelid. Linnal saab suht kiiresti, kui sa sõidad õigele poole. Et omast kogemusest sain aru sellest, et tuleb veits tähelepanelikult jälgida, kuhu sa sõidad. Aga muidu jah, ma saan mingi 20 mitsaga. See on kesklinnasid. Täna õhtul on mul nüüd see market tour. Loodan, et õhtuks siis läheb vihm üle. Ma arvan, et see on siuke kiire sahmakas. Ma joon selle kohvi ära ja siis ma arvan, et ma liigun linna poole. Vaatan, mis me seal teha saame. Ja siis homseks ma bookisin veel ühe tuuri. Ma mõtlesin, et kas ma lähen sinna ise. Ma pean ikka takso sealt võtma, kuna see on mägedes ja seal ei ole ühistransport. Ehk siis see teeb sama välja, kui ma võtaks lihtsalt tuuri. Siis vähemalt on keegi, kes sulle natuke räägib seal ka midagi huvitavat.
Just blow this one. Blow? Yeah, blow. No nii, kuna õues sajab vihma, siis ma olen ikkagist selliseid tubaseid tegevusi täna teinud. Ma olen nüüd linnas, käisin siin mingisuguses, ma ei tea, mis selle kohta öelda, ma ei tea, muuseumis, mis selle muuseum, et saab erinevaid pilte teha ja mingisugune nagu näitus või. Nüüd ma tulin siia Jaapani restorani, võtsin set menu. Siin on erinevad toidud, misosupp, ma ostsin veel juurde need 8 jala pallid. See oli siis kõik kokku $15. Jääteega veel küll olla. Aga mul on siis krõbekana kastmes, värske salat, riis. Ma ei ole kindel, mis see on. See on nagu tofu vist. Jah, tofu, misosupp ja mul on siuke jälle selline nagu vedel muna. Ja siin on mingisugused, see on vist kurk marineeritud. Ma ütlen ausalt, et ma olen alati nagu veits segaduses, kuidas seda misosuppi sööma peab. Eestis sa ju sööd lusikaga, aga ma ei ole kindel, kas sa siin peaks ikka niimoodi sööma seda. Take a video? Yeah, sure. Yeah? Okay. So these are all the one-stop shop. Okay. I can do slowly. You like to do a video? Ma olen nüüd sellel food tuuril ja mis see naisterahvas mulle siiamaani on rääkinud, on see, et kuna siin on hästi palju, siis enamus ikkagist on muslimi usku, siis ei tohi nad ükski restoran pakkuda nagu sealiha ja kui nad ei ole nagu siis nende reeglite järgi tehtud, siis nad ei tohi isegi moslemeid nagu sisse lasta ja siis see korrus siin, kus me oleme, me tulime siia maa alla, siis siin ei ole lubatud neile tulla, kuna siin pakutakse siis sealiha ja mis on siis üpriski selline haruldane, kuna jah, enamus siis populatsioonist on ikkagist muslimi usku. Pandan leaf. Pandan leaf. Then tapioca. On bottom is the brown sugar. Brown sugar. Brown sugar, red beans. Oh, wow. Yeah, and some coconut. Enjoy. Okay, thank you. Alustasime siis kohe magustoid. It's very nice. Yeah. From the southern China. So most of the food we like is similar to Hong Kong. Egg is prosperity. Double egg, double prosperity. Triple egg, triple prosperity. As we are walking into is our kite. Yeah, we have this special design. It's called Wow. And this is also a logo for the Malaysia Airlines. Yeah, then you have a lot of bubbles. Yeah, you need some skins. Very sweet. Yes. Yeah, you find if you can add some water into it. Have time to do this for them. And I also cheated on my part. Where market is for vegetables. It was a family generation after generation. Minced beef Yes. with some vegetables. Okay. Yeah, and this is the Soup. beef
beef with the clear soup. Very nice aroma, right? Okay. Lot of the comment that they enjoy this noodle than the clay pot because the flavor is very dip it and you eat it. Yes, it's also very nice. It's soft and tender. Very soft. Soft and tender. It's not too spicy. It's okay. It's okay. Yeah, Okay. yeah, Not beautiful cannot. I'm lucky then. Yeah. Yeah, it's very good. Beautiful people always lucky. Everything. You have whole row of shops to you even. No. It's for the catching the fish at the paddy fields. 6, 7, 8. 0.9. So that it's like goes in order, right? Now this is clay pot, Yeah, and it's chicken on top. Yeah, chicken and also with sausage. And they put the chicken and everything raw in there. Yes. And then put the clay on top, Yes. and then keep it on the Then fire. later, Yeah. as you walk out, you can see how they do it. Yeah. Okay. Okay. They are very, very spicy. Yeah. The pork or chicken. Yes, it's Like you showed me. this is how they process the Item.